Ja meie järgmine esineja on Kai Kullerkupp, kes on riigikohtunik ja tema räägib meile käitumismustrite muutmisest võrdsema vanemluse suunas. Tere, mina olen Kaia Kapsta-Forrest, nagu te panite tähele, siin on olnud tegemist väikese eksitusega, et tegelikult jah, olen mina see, kes esitab teile ettekande teemal käitumismustrite muutumine võrdsema või ka võrdse vanemluse suunas. Rääkides paar sõna minu taustast, siis ma olen pere- ja paarisuhte terapeut, PrEP-suhtekoolitaja ja olen omandanud oma magistrikraadi, siis erialase magistrikraadi Šotimaal Aberdeeni ülikoolis fookusega paarisuhte psühhoteraapiale. Ja on oluline mainida, et ma olen ka 3 lapse ema. Tänase ettekande olen ma siis kujundanud lähtuvalt ühest olulisest PrEP paarisuhte süsteemi raamatust Fighting for a Marriage, mis on mis tuleb kohe välja ka Eestis. Ja samal ajal ka olen pööranud tähelepanu enda isiklikule kogemusele terapeudina, mida ma soovin teiega siin jagada. Fighting for a Marriage räägib sellest, et paarisuhted, pereelu, abielud on aja jooksul täiesti dramaatiliselt muutunud. On toimunud üleminek sellistel iseenesest mõistetavatel ja võib-olla ka sellistel vaikimisi kokku lepitud suhtedünaamikatest täiesti uuelaadsesse kokkulepetele läbirääkimistel põhineva suhtedünaamika juurde. See tähendab seda, et kui vanasti oli kõik nii, nagu oli kogu aeg olnud. Näiteks saare elanike seas oli traditsioon, et mehed käivad kalal, aga naised laulavad lastele õhtuti hällilaulu. Siis tänasel päeval on nii, et kõik on võimalik lähtuvalt sellest, kuidas paar juhuslikult omavahel kõik need asjad kokku lepivad. Ja sageli toob see olukordi, kus näiteks õhtuti võivad olla tõsised vaidlused sel teemal, et kes siis peaks lastele unejuttu rääkima. Kui me räägime käitumise muutumisest, siis me peame vaatama sinna sügavamale hoiakute ja uskumuste ja ka väärtuste tasandile. Ja kokkulepetel, läbirääkimistel põhinevad suhted eeldavad rohkem kui iialgi varem suhtlemisoskuseid, konfliktilahendusoskuseid ja kokkuleppimisoskuseid. See tähendab seda, et see on midagi, mida me võib-olla ei olegi aegade algusest endale kaasa saanud, kui me oleme jälginud seda, kuidas meie esiemad on kodus toimetanud. Loomulikult tuleb ära märkida ka see, et rasketel aegadel, kui mehi ei olnud merele minemas, siis läksid võib-olla naised ise ja eks me oleme olnud võimelised ka paljusid asju ümber mängima. Aga on kuidagi olnud nii, et mehed teevad ühte asja, naised teevad teisi asju. Ja tänapäeval võib olla nii, et mees jääb koju ja naine läheb tööle. Ja nüüd on huvitav see, et selgub, et olukorrad, kus vanasti võidi arvata, et tegemist on mingisuguse naiste ülemäärase kontrollivajadusega meeste kodus ja tööl käimise osas, et naised ikka küsivad, et kallis, mis kell sa täna koju jõuad ja kallis, sa lubasid tulla palju varem koju, et see on nüüd muutunud. Tegemist on tegelikult kodus olija probleemiga, kodus olija vajadusega selles osas, et ta vajab
ja soovib olla informeeritud, ta tahab teada, mida ta saab oma ajaga peale hakata. Ja siin ei ole tegemist tegelikult sellega, kas parasjagu seal kodus on naine või parasjagu seal kodus on mees. Samal ajal, kui me kanname siin ühiskonnas kuidagi sellist ootust, et ei olegi nagu niivõrd palju mehi või naisi, jah, ma olen nõus, suures pildis me kohtumegi kõik ühes kohas, me oleme kõik inimesed, siis samal ajal me ikkagi peaksime kuidagi jagama kodus ka ema rolli ja isa rolle. Me ei saa ju võtta ainult vanem 1 ja vanem 2 rolli. Ja võib-olla üks ebarealistlikest ootustest on see, et mehed ja naised tulevad sellega võrdselt toime. Ma ei taha öelda seda, et üks tuleb sellega kehvemini toime kui teine, aga lihtsalt mitte jäädes kinni sellesse, mis mehi ja naisi võib veel eristada teineteisest, on näiteks PrEP-süsteem toonud välja ühe väga olulise aspekti. Mehed lihtsalt on võistluslikumad kui naised. See tähendab seda, et naised sageli loobuvad võistluslikkusest suhte püsimise eesmärgil. See tähendab seda, et kui mees tegeleb aktiivsemalt kodutoimetustega, siis ta toob automaatselt endaga kaasa ka rohkem võistluslikkust. Teine osa, kui me küsime, et mis siis eristab naisi meestest, on see, et naised on läbi oma kogemuse, kuna nad on kandnud seda last 9 kuud iseendas ja nad on olnud südamega selle lapsega ühenduses juba enne lapse sündi ja tal on ilmselt natukene rohkem aega pärast lapse sündi last uurida, jälgida, et paremini aru saada, kes sa siis tegelikult oled, see väike tegelane. Et see naine kuidagi omab sellist võimet olla rohkem oma lapsele häälestunud. Ja huvitav on see, kuhu mõnikord ma olen vaadanud, kuhu minu kliendid jõuavad, et peres nagu ei olegi enam niivõrd palju ema või isa, aga käib tihe konkurents selle peale ja väga võistluslik konkurents, kes on lapsele parem ema. Ja sageli on selline konkurents, selline võistluslikkus looritatud võimuvõitluse varjunditega ja sellest on kurb, see on kahju. Nüüd me võiksime mõista seda, et me ei ole võrdsed selles osas, et me oleme erinevad, me oleme ka inimestena erinevad ja see on üks pereelu, paarisuhte toimimise aluspõhimõte, et ma aktsepteerin seda, kes sina sellisena oled ja ma aktsepteerin sinu viisi teha asju omal moel. Ja mul on ka õigus olla see, kes mina olen ja aktsepteerida ja eeldada, et ka mind aktsepteeritakse. Sinu nõrkus on minu tugevus. Kui me suudame seda mõista, siis väga paljud konfliktid ja erimeelsused suure tõenäosusega kukuvad ära. Ja kui me arvestame sellega, et tänane maailm nagu eeldabki, et mehed osalevad kodutöödes võrdselt naistega, mehed osalevad lapsevanema rollis võrdselt naistega, siis see aspekt, et sina oled natuke teistsugune kui mina, jääb ju alati sinna sisse. Võib olla üsna ebarealistlik ootus, kui naine eeldab, et nüüd, kui mees võtab üle natukene rohkem vanemlikku vastutust, on ta ka võimene koheselt mõistma näiteks kogu seda süsteemi, mida see naine on võib-olla välja töötanud, kui ta näiteks eelistab oma last ravida homöopaatiliste ravimitega. See on päris selline nagu peenteadus ja võib olla tõesti, et mees ei suuda sellesse sellisel moel süveneda. See võib-olla vajab pidevalt nõuandmist ja juhendamist ja ikka jälle meelde tuletamist niimoodi sõbralikul moel. Samal ajal kuidas me siis tuleme toime erinevate ootustega? Ootused võivad olla meie paari suhtes väga suur pettumus ja väga suureks frustratsiooni allikaks. Ja samal ajal võivad ootused tekitada sügavamat sidet teie paari suhtes. Ja see ongi õnnelikkuse valem, see valem, kuidas me tuleme toime nii paari suhtes, kuidas me tuleme toime nii vastutusalade jagamisega,
aga ka sellega, kuidas me tuleme toime lahutusprotsessi käigus ja selle järgselt. Kui minu ootused jäävad täitumata, siis ma tunnen ennast sügavalt altveetuna ja kuidagi petetuna. Ja see juhtub meie mõlemaga, nii minuga kui teise inimesega minu kõrval. Võib-olla oleks mõttekas mõelda, et kust tulevad erinevad ootused. Näiteks naised tänapäeval vägagi eelistavad näha seda, et mehed kannavad nendega samalaadselt, samavõrdselt vastutust kodus. Ja mõned naised on öelnud, et see on isegi seksikas, kui mees seda teeb. Miks see nii on? Kust see tuleb? Ma kujutan ette, et naine on võib-olla läbi aegade tundnud seda, et see, mida tema teeb, ei olegi nii oluline. See on kuidagi vähem väärtuslik. Ja see, et mees nüüd osaleb kogu sellest protsessist, tõstab ka naise kuidagi teisele kohale, kõrgemale kohale ja annab talle väärtuse ja annab kogu sellele pereelule suurema väärtuse. Me keegi ei taha kogeda, et me oleme kuidagi üksi jäetud. Samal ajal mulle tuleb kogu aeg üks mõte, mis mul kogu aeg jookseb peast ära, aga äkki ma tulen selle juurde veel tagasi. Kui me väga sageli ei ole teadlikud oma ootustest, siis sellest, kuidas asju peaks tegelikult tegema, kuidas neid kodutöid peaks korraldama, kes peaks tegelikult, kuidas, mis moel laste eest hoolitsema, me võime aga väga häälekalt väljendada seda, kui asjad ei lähe nii, nagu see pilt meie seas sellele vastab. Siis on mõttekas teadvustada endale oma ootuseid ja on mõttekas ka hinnata, kui mõistlik, kui realistlik või ebarealistlik see meie ootus tegelikult paljude asjade suhtes on. Ja saada selgus oma ootustest ja õppida nendest ka turvaliselt rääkima. See on üks selliseid heade koostoimivate suhete alustalasid, rääkida asjadest läbipaistvalt ja avatult. Ja see on ka üks eeldusi, et kui meie suhe ei kanna välja armastajatena, siis me saame seda tarkust ja teadmist võtta edasi ka lahutuse protsessis, lahutuse järgselt ja me saame tagada iseenesest mõistetavalt, et lastele jääb nende turvaline keskkond. Oluline on see, et me suudame täita teise inimese ootused, kui need ei tee meile haiget, kui need on mõistlikud. Väga sageli ka sellise vastutusala jaotamise kontekstis me võime tähele panna, et teist inimest kuidagi ei kõneta see, mida mina ootaksin ja mis on mulle tähtis. See lihtsalt ei kõneta, see lihtsalt ei ole tähtis. Ja sellega see teine inimene juba eelnevalt nagu saboteerib kõike seda, mida me ühiselt koos üles oleme ehitamas. Ja kui nüüd vaadata näiteks konkurentsi ühele või teisele rollile, siis võib juhtuda ka sageli ja ma olen kuulnud mitmed olukordi, kus siis kui naine, kes on rohkem häälestunud lastele, püüab anda lastele struktuuri, et lapsed läheksid ka õigeaegselt magama, siis mees, kes parasjagu koju tuleb, püüab võtta ka vastutust, püüab tulla ja teha ka endale ruumi, aga pigem nagu hakkab lapsi kaitsema nende teise vanema eest. See tähendab seda, et suure tõenäosusega käivitavad mehel endal alateadlikud protsessid, võib-olla tema lapsepõlvest, kus tema nagu koges, et talle pandi peale liiga palju piire, et ta kuidagi mässab nende piiride vastu nüüd selles olukorras. See ei ole selline hea jagatud vastutus. Kui sa märkad, et inimene sinu kõrval on ikkagi veetnud lastega rohkem aega koos, neid uurides, nendega suheldes, siis võib-olla on mõistlikum natukene see oma sisemine kripeldus kõrvale asetada ja tegelikult panustada sellesse, et uurida ja õppida siis seda, kuidas olla rohkem häälestunud, mitte niivõrd tooma enda mõtteid, enda soove, enda tahtmisi sellesse pilti, mis ju tegelikult on iseenesest võimuvõitlus, eks ole. Väga sageli ma töötan paaride ja peredega, kasutades mina-tasandite strukturaalset diagrammi. Rääkides mina-tasanditest, siis on olemas lapse mina-tasand, on olemas täiskasvanu mina-tasand, on olemas vanema mina-tasand. Ja armastajatane, kui me tuleme kokku, me sageli ja me peamegi olema rohkem koos ühiselt seal lapse mina-tasandil, sellepärast, et see on loov, see on see koht, kus me oleme avatud maailmale ja mängulised. Nüüd järgmine tasand on täiskasvanu mina-tasand.
kus mina võtan vastutust iseenda protsesside eest, iseenda emotsioonide eest, iseenda ruumi, enda vajaduste eest ja austades samal ajal ka sinu emotsioonide protsesse, sinu vajadusi ja sinu piire. Kas pole nii, et kui me räägime sellisest vanemliku vastutuse jagamisest, siis see peaks olema selline suhtlus, mida me pigem siis elame läbi või kus me pigem oleme või mida me arutame või kus me neid kokkuleppeid teeme täiskasvanu mina tasandil. Seal on päris keeruline olla selles täiskasvanu mina tasandil, sellepärast, et alati, kui meil on ruumis selline võimuvõitluse meeleolu, võistluslikkus, siis keegi meist võib pigem kukkuda sinna lapse tasandile ja keegi meist võib pigem võib-olla tõusta lapsevanema tasandile. Rääkides lapsevanema tasandist, siis seal on kaks poolt nagu medali kaks külge. Üks osa sellest on hooliv, häälestunud lapsevanem ja teine osa sellest on selline kontrolliv, patroneeriv lapsevanem, kes kuidagi positsioneerib teisest kõrgemale ja ütleb, kuidas asjad peaksid tegelikult olema. Mõnikord, kui ma ise oma lastega olen tegelenud ja püüdnud neid panna tegema midagi, mida võib-olla nad meelsasti ei teeks ja nad küsivad, et emme, miks me peame seda tegema, miks me peame praegu magama minema näiteks, siis ma ütlen neile, et aga sellepärast, et mina olen suurem ja tugevam ja sellepärast ka targem. See on laste jaoks see koht, kus nad teavad, et see on nüüd nali, sellepärast, et see ei ole kunagi õigustus kehtestada ennast ainult sellepärast, et mina olen suurem ja tugevam. Küll aga ka laste kasvatamise protsessis on oluline jõuda läbirääkimisteni, on oluline teha kokkulepped ja kui me õpime ja omandame sellist oskust, siis küll te näete, laste kasvatamine ei olegi niivõrd keeruline ja ränk töö ja ma ütlen ka omalt poolt, et lapsi kindlasti ei peaks sellisel juhul karistatama, kuna seda lihtsalt ei ole enam vaja. Lapsed on koostöövalmis. Nüüd, kust lapsed õpivad seda koostöövalmidust? Nad õpivad seda vanemate käest. Kui mõnda aega tagasi oli veel nii, et isad olid eemal ja me kutsusime neid nagu perifeerseteks isadeks, siis nagu ma olen juba rääkinud, tänapäeval isad osalevad võib-olla liigagi aktiivselt ja võib-olla nad võivad valida siis sellise vanemliku mina tasandi, et tema teab, kuidas asjad peavad käima ja kui ta tuleb siis pärast päevatööd koju, siis tema arusaamine osalusest võib ka olla see, et ta nüüd hakkab juhendama pereliikmeid, et mis siis tuleb teha, millal tuleb teha ja kuidas tuleb teha. See ei ole selline võrdse vanemluse vastutuse jaotus. Kui üks meist võtab endale sellise positsioneeriva tasandi, siis ta surub automaatselt teised lapse tasandile. Ja kui me oleme surutud lapse tasandile, siis me kaotame iseseisva mõtlemise. Väga keeruline on, kui meil sellised tasandid lähevad kuidagi risti. Ja kui mind on surutud siis sellesse lapse tasandisse, siis parimal juhul saab minust mässa teismeline, aga mitte inimene, kes täiskasvanulikult suudab võtta vastutust enda tunnete ja protsesside eest, kuna see võimupositsioon, see jõupositsioon on läinud liiga palju tasakaalust välja. Ehk siis ma ei peatu ju täna niivõrd palju sellel, missuguses koguses peaks keegi pesema nõusid või missuguses koguses või kui pika ajaühiku kestel peaks keegi koristama tube või kuidas siis see lapse unejutu graafik peaks tegelikult välja nägema. See kõik on kunstlik. Oluline ju tegelikult see, et kas mina ise osalen pereelus, kas mina ise aktiivselt olen kohal, kas mina mõtlen ise aktiivselt kaasa, kas ma õpin midagi uut või jään kinni enda õigusesse. Ja selline enda õiguse tagaajamine, iseenda käitumise õigustamine on see, mis suure tõenäosusega viib meid väga palju eemale siis sellisest tervest vanemlikust rollist. Nii paari suhtes, kus me partneritena peaksime ju siis koos ühiselt liikuma üles sinna vanemliku egotasandi tasandile, et ühiselt ja hoolivalt arutada kõike, mis puutub lastesse,
et hoolivalt ja armastavalt ühiselt jagada oma mõtteid ja kuulata teineteist ja siis teha ühiselt otsuseid, kuidas me siis edaspidi mingites olukordades lastega toimetame. Kui keegi võtab endale sellise kritiseeriva positsiooni, siis Harville Hendricks, Imago paarisuhte teraapiasüsteemi looja, on öelnud, et lõpetage koheselt igasugune kritiseerimine. See on see, mis ei toeta meid ei meie suhetes, ei meie kaaslastega ega ka meie lastega. Ja igasugune abistav kriitika on ka siin juures see, mis pigem pärsib meie suhteid. Ehk siis, kui me teeme teineteisele ettekirjutusi ja nüüd, kui mul on siin see slaid õnnelikud versus õnnetud paarid, siis just nimelt õnnetutes paarisuhetes, kus inimesed raporteerivad, et nad ei ole rahul oma paarisuhtega, esineb rohkem sellist nii-öelda abistavat kriitikat ja ka sellist patroneerivat hoiakut teise inimese suhtes, et mina tean, mis sulle hea on. Samal ajal, kui õnnelikud paarid suudavad rohkem tulla kohale, suudavad rohkem võtta sellist vanemlikku tasandit ja suudavad ka rohkem ühiselt meeskonnana erinevaid probleeme lahendada. Ja taas ma jõuan sellesse kohta, et see on siis, kui me tahame, et meie suhe toimib ja kui nüüd midagi juhtub, et meie suhe enam ei toimi edasi ja me otsustame tuua muutust oma ellu, võib-olla liikuda erinevates suundades, siis see oskus ja teadmine on see, mis peaks aitama meid ka edaspidi oma elu korraldamisel. Me olen näinud terapeudina selliseid protsesse, mida ma võiksin kutsuda ka ilusateks lahutusteks. See on see, kui partnerid on päriselt teraapiaruumis jõudnud mõistmisele, et see, mida sina minult kõige rohkem vajad, ei ole see, mida mina tegelikult sulle anda saaksin. Ja vastupidi. Ja siis nad jõuavad ühiselt taas kokkuleppele, mida me edaspidi teeme. Suure tõenäosusega on meil mõttekas siin kohas eraldi liikuda, eri suundades liikuda ja sellisel juhul jäävad ka kõik hilised kohtuvaidlused ja probleemid olemata. Ja oluline on ka mõelda selles suunas, et see, kuidas mina kaldun võtma vastutust oma koduelus, see, kuidas mina võtan vastutust ka enda eksimuste eest oma koduelus ja oma paari suhtes, see kirjeldab ka suures osas seda, kuidas mina ise lapsevanemana võin suhelda ja käituda oma lapsega. Seda on oluline teada just siis, kui meie teed lähevadki eri suundades ja laps peab looma eraldi suhte mõlema vanemaga. Kui kodus on selline olukord, kus toimub konkurents näiteks ema rolli peale, siis ma olen pannud tähele, et lapsel nagu ei olegi seda oma lugu mõlema vanemaga. Ja mõnikord on ka juhtunud nii, et pärast lahutust on just nimelt ema olnud see või naine olnud see, kes on taastanud enda ema kompetents ja loonud enda suhte lapsega, täiesti unikaalse suhte. Nii nagu võib olla ka sageli see, et just nimelt ema on niivõrd aktiivne kodus ja ta ei anna ruumi isale isikliku suhte loomiseks lapsega. Ja see tähendab ka seda, et lahutusjärgselt juhtubki nii, et siis saab laps endale tagasi mõlemad vanemad. See ei peaks minu meelest alati niimoodi olema, et selle hind on lahutus. Minu meelest me võiksime jagada kogu seda ühisosa, kogu seda emotsionaalset osa, kogu seda vastutusala, ka siis, kui me oleme veel koos ja me päriselt tahame ühiselt midagi ilusat ja turvalist luua iseendi jaoks ja oma laste jaoks. Õnnelikud paarid siis on võimelised looma sidet mitmes läheduse mõõtmes. Nad võivad ja suudavad teineteisega suhelda sõbralikult ja nad jagavad palju ühiseid tegevusi. Nad on kuidagi ka emotsionaalselt ja vaimselt ühendatud. Ehk nad saavadki teha kokkuleppeid. Nad saavadki kokku leppida, et kui sinule sobib see, et sa teed meie peres rohkem süüa, siis kui sulle sobib see, et mina olen see, kes vastutab pigem nagu ruumide korrashoiu eest, siis nii ongi, sest see sobib praegu niimoodi meile kõige paremini. Me võime alati ümber mängida ja kui mina näen või sina näed, et see, mida mina peaksin tegema näiteks ruumide korrashoiu osas, ületab kuidagi liiga palju seda minu toimetuleku ruumi, siis sina
iseenesest tuled ja aitad. Mulle meeldib see mõte, et mees ei peaks pesema nõusid sellepärast, et aidata naist, vaid sellepärast, et tema elab ise ka selles kodus. Nüüd, kui me kaldume reageerima probleemsetele olukordadele pettumusega ja agressiivselt ennast õigustavalt, siis see on see koht, mis kindlasti ei toeta ka meid sellise vanemliku võrdse tasandi võtmisel. See ei toeta meid ei inimestena, ei toeta meid ei lapsevanematena. Ma kutsuksin meid kõiki pigem üles siis oma käitumismustrite muutmisele sügavama inimlikkuse suunas. Eks ole ju meie kõigi ühine eesmärk siin, et ka see üritus on korraldatud sellisena, nagu see on, ju tegelikult laste heaolu. Laps vajab mõlemat vanemat, laps vajab iseenda erilist suhet mõlema vanemaga ja võib-olla on tõesti nii, et perioodide jooksul ta loob kõigepealt esmase suhte selle inimesega, selle naisega, selle emaga, kes on teda kandnud iseenda kõhus 9 kuud ja kes võib-olla hiljem on ikka natukene äkki veetnud rohkem unetuid öid koos temaga. Ja aja jooksul tuleb mängu isa, kes on täiesti unikaalne, kellega laps loob täiesti iseseisva suhte ja see ei tähenda, et üks või teine lapsevanem oleks kuidagi vähem tähtis või vähem oluline. Oluline on see, et me tegelikult aktsepteerime seda, kes me oleme inimestena, ma aktsepteerin seda, kes sina oled inimesena. Me suudame uurida seda, kes laps on täiesti iseseisva inimese isiksusena. Ja kui me toetume nendele põhimõtetele ja väärtustele, siis ma usun, et täiskasvanulikul tasandil me suudame palju paremini jagada ka kõiki neid võib-olla natukene tüütuid kohustusi ja me saame ka kogeda väga palju rõõmu inimsuhete tasandil, sest mõlemad vanemad on hästi-hästi olulised lapsele. Ma tänan teid. Aitäh, Kaia, ja ma väga vabandan meie väikese apsaka pärast ettekande väljakuulutamisel. Ja tahan tänada teid meid juhtimast sügavamale emotsioonide alateadvuse ja tegelikult laias plaanis siis inimlikkuse tasemele. Mulle väga meeldis, mulle jäi kõlama kõige rohkem 2 mõtet. Üks on siis lause, sinu nõrkus on minu tugevus. Ja teine on termin häälestumine. Et kui me räägime võrdsest vanemlusest, siis mulle tundub, et seda saadab natuke selline tunne, et teine peaks tegema rohkem. Just. Et sellega nagu automaatselt me hakkame mõtlema selle peale, kui palju ma tegelikult ära annaksin oma kohustustest ja et ma vajan tuge rohkem. Aga see, et sinu nõrkus on minu tugevus, see pöörab selle tunde teistpidi, et tegelikult, et kui me võib-olla kõik mõtleksime natuke rohkem ka selles suunas, et mida teine inimene vajab, et äkki siis me jõuame nagu rõõmsamalt kohale. Minul jääb ainult nõustuda teie mõtetega ja see oli ka see eesmärk ja mul on väga hea meel, et te võtsitegi üles ja võimendasite selle põhisõnumi, mida ma soovisin läbi oma ettekande tuua. Et hästi palju me saame ise ära teha ja võib-olla mõned ootused on need, mida me võiksime rohkem asetada iseendale ja võtta rohkem ise vastutust selle eest, kuidas siis suhelda, kuidas pidada läbirääkimisi, kuidas teha kokkuleppeid ja kuidas austada iseennast, teist inimest ja meie vahelisi suhteid. Ja häälestumine on minu jaoks nagu ka selle sama mõttega seotud, et tegelikult selleks, et vanemlust võib-olla võrdsemalt jagada, et võib-olla me alahindame seda, et just sellele teisele häälestumine ja äratundmine, et millised on tema valmisolekud. Just. Ja ka see, millised on tema võimed.
ja usk sellesse, et ta on täiskasvanud inimene ja ta suudab täielikult võtta ise vastutust, aga tal on õigus teha asju temale omasel moel. Küsin ka praktilisi küsimusi, et meil on kuulajate seast näiteks tulnud selline, et millised võiksid olla praktilised nipid, et paluda näiteks paarisel võtta rohkem vastutust kodutöödes? Väga lihtne, üks baasiline suhtlemisoskus on see, et kõigepealt iseenda jaoks mõtestada, miks see on sulle oluline ja mis võiks olla see soovitud tulemus, kuhu sa tahad jõuda. Ja kui see on sinu jaoks iseendas läbi töötatud, siis paluda partnerilt hetk aega ja jagada oma vajadusi mina sõnumitega ehk rääkida iseendast ja anda ka partnerile selgem arusaamine selle kohta, et mida ma siis sooviksin näha, mis võiks juhtuda. Kui ma hakkan partnerit külvama üle selliste väidetega, et no sina ju alati ja sa ju kogu aeg ja mitte kunagi ja siis vaevalt, et sa motiveeriks partnerit üldse midagi rohkemat tegema. Kaia, viimane küsimus. Kas teie meelest on võimalik kriitikavaba pereelu? Absoluutselt. Et seda on täiesti võimalik endale võtta eesmärgiks, mitte kunagi kritiseerida teist? Absoluutselt. Sinna jõuda on päris keeruline, sellepärast, et see eeldab kahte või rohkem inimesi, eks ole, et tangot tantsimiseks on vaja kahte. Aga see püüdlus võiks olla, sellepärast, et mitte kedagi ei toeta tema arengutes kriitika. Aitäh, Kaia, suurepäraste mõtete eest. Mul on teile ka väike tänupakike ja